$1 000 000 küsimus jälle ja selline riigihangete klassika, et see vastandamine, mis puudutas siin minu niisugust radikaalset seisukohta, et hind ei tohi olla see, mis enamasti määrab ja kunagi ei ole see seaduses niimoodi olnud. Et mina tuginesin muidugi sellele, kuidas peab ja Rahandusministeerium loomulikult sellele, kuidas tegelikult on. Ja see on muidugi kurb, kui see statistika seda pidi on. Nüüd, mis puudutab seda kuldset küsimust, et kas riigihankes peab alati võitma kõige odavam, siis siit tegelikult hargneb nagu võib-olla 3 sellist suuremat teemat, et esiteks, kas see on üldse õiguslik küsimus, eks? Et ega siis hankijad ei hangi asju sellepärast, et neile õudselt meeldib hankida. Et hankijad, eriti avalikus sektoris, aga ütleme avalikus sektoris otseselt, aga võrgustikusektoris siiski ka, kuigi võib-olla kohati kaudsemalt, hankija ülesanne on teenida riiki ja teenida ühiskonda. Ja selleks, et oma funktsioone täita, siis hankijal mingisugune materiaalne baas peab olema, mingit laadi taristu peab olema, et ta saaks oma ülesandeid täita. Ja nüüd mina siis võin ju ise küsida, et kas see taristu peab olema alati kõige odavam. Eks? Et see suuresti ei ole õiguslik küsimus, vaid see küsimus on valikutest ja prioriteetidest ja eelarvest ja võimalustest. Aga kui nüüd siiski ka seadusesse vaadata, siis siin on järgmine küsimus on see, et riigihangete seadus ei ole see seadus, mis ütleb ära, mida hankijal on vaja jällegi nende oma ülesannete täitmiseks. Seda teab hankija ja seda teab hankija tuginedes ilmselt ka teisele või muule õigusraamistikule, aga mitte riigihangete seadusele. Eks? Riigihangete seadus annab siiski menetlusreeglid selleks olukorraks, kui hankija on otsustanud, et tal on mingit laadi toodet või teenust tarvis, ta tahab seda soetada turult, et kuidas ta selle lepinguni siis jõuab turuosalistega suheldes. Kuidas hankija peab turuosalistega suhtlema, et lepingut sõlmida. Et need on riigihanke reeglid ja see, kas ta teeb seda odava asjaga või kalli asjaga või millised muud eelistused tal on selle soetuse juures, seda tegelikult riigihanke seadus suures enamuses ei reguleeri. Aga nüüd, kui isegi vaadata riigihanke seaduse reegleid, siis üks selge reegel seal tõesti on ja see on see, et eelduslikult ei tohiks siis riigihanke menetluses võitja selguda mitte ainult hinna põhjal. Ehk siis see reegel on vastupidine. Reegel ütleb seda, et ainult teatud asjaolude esinemise korral tohib otsustada parima pakkumuse sellele tuginedes, kes on kõige odav. Ja selleks seda peab hankija suutma põhjendada, et selline olukord on ja tal peavad kõik teised tingimused olema hankelepingus ära sätestatud. Nii et see küsimus, et kas vastumürki on, see isegi ei ole vastumürk, see on pigem nagu vaktsiin, et seadusest tuleb kinni pidada ja seadus on see piits sees ja kui seaduse keelust ei piisa, siis mina midagi karmivat küll välja mõelda ei oska õigusteadlasena. Ma mõtlesin selle peale, et kui seadusest tuleb kohustus rikutatakse, siis on see küsimus, mis see sanktsioon on, aga ma saan aru, et siin ei olegi mingit sanktsiooni. Ei, sanktsiooni kui sellist, ma ütleks võib-olla ei ole, aga muidugi riigihanke tingimusi on alati võimalik vaidlustada. Et see iseenesest on võimalus. Ja selliste vaidluste puhuks tegelikult nüüd konkreetselt sellist vaidlust mul meelde ei tule ja vähemalt Riigikohtus. Ma ei tea, et oleks olnud. Küll aga Riigikohtus oli aastal 2020 vaidlus, kus osaühing Alfa Omega Communications vaidlustas ettevõtluse arendamise sihtasutuse suhtekorraldusteenuse hanke. Ja seal ei olnud küsimuse all küll hindamiskriteeriumide seadmine, aga hindamiskriteeriumide rakendamine ja hankija kaalutlusõigus seal juures. Aga selles lahendis Riigikohus väga ilusti ka selgitas mõnes punktis tegelikult hindamiskriteeriumite kehtestamise võimalusi. Just selle vaatega, et sinna saaks panna ka alamkriteeriume, kuidas nende täitmist kontrollida ja nii edasi. Ehk siis mingi juhis on meil isegi Riigikohtust
selle teema kohta olemas